kui ma nüüd mõtlen järgi, siis minu, ütleme, sellised parimad kogemused ja ütleme ka selline, ma ei ütleks seda veel edu, aga võib ka öelda, edu on tulnud sellest, et mul on ikkagi olnud isiklik huvi nende kultuuride ja kogukondade vastu. Et ma tõsiselt nagu panen südamele, mõelge, kas te tahate minna partnersuhetesse kogukonnaga, keda võib-olla te üldse ei tunne esialgu, aga teil on huvi tundma õppida. Mõelge, kas teie usud klapivad. See, et teie usk on teine, ei tähenda, et te oleksite erinevad inimesed kusjuures. Ja mõelge ka selle peale, et kas teie äri loogika on erinev, ärge kartke seda. Õppige kindlasti, kui te hakkate tegema mingisuguseid ekspordisamme, õppige oma partneritelt. Et ei ole lihtne leidna head partnerit, välispartnerit, ei ole vahet, milline ettevõtja sa oled, suur, väike, kõikidel on ühesugused probleemid tegelikult. Et alati on raske leida head partnerit, pigem ei ole seal küsimus selles, ütleme, kes, kuhu ja kuidas, vaid pigem on seal küsimus isegi kultuurilises ja mul on olukordi olnud, kus ma olen pidanud olema vahel hiinlasel ja hiinlasel, kus siis nad ei mõista üksteist. Nad räägivad ühte keelt, aga tegelikult nad ei mõista. Et olen lahendanud just hiljuti ühte olukorda, kus siis tegelikult hiinlane sai väga valesti aru teisest hiinlasest ja peaaegu, et oleks nagu ka äri katki jäänud. Me see lahendust leiab veel edasi nüüd kuu lõpus Canton Fairil, et vaatame, mis saab siis sellest. Et jah, kindlasti mõelge selle peale, kas teil on endal huvi selle kogukonna vastu. Kui tunnetegi, mulle meeldib Soome, mulle meeldib nende inimesed, nende keel ja nii edasi. Palun väga, et tegelikult alati see toob palju rohkem sellist tagasisidet ja palju rohkem müüki kindlasti, kui see, kui te punnitate ühte riiki, mis teile tegelikult ei meeldi, aga neil on raha, see ei vii kuskile. Ma lihtsalt omast käest seda olen näinud väga palju ka mujalt.